Tere hommikust! On kätte jõudnud uus nädal, täna on teisipäev ja vahepeal lihtsalt ei toimunud midagi huvitavat. Ma käisin tööl, tegin tööd, vahepeal käisime kossu mängimas. Aeg on kuidagi ruttu läinud, aga täna ma lähen lõpuks juuksurisse ja ma käin Elvas juuksuris oma juuri värvimas. Need on päris kohutavalt juba välja kasvanud. Kõigepealt ma lähen Mõnnaka kontorisse ja siis ma lähen rongiga Elvasse. Ma tegelikult leidsin selle juuksuri suvaliselt. Ma tahtsin oma juukseid roosaks värvida ja siis ma läksin Sasipea salongi Tartus ja seal oli hästi armas juuksur nimega Rutt. Ja fast forward mingi aasta, 2 aasta, ta avas Elvas oma isikliku salongi, sest ta tegelikult elab Elvas. Nii et nüüd ma käin Elvas juuksuris ja väga hea meelega, sest tema teab täpselt, kuidas mu juukseid tervena ja roosana hoida. So this is the Mõnnaka office. Blender. Ma peaks Blenderi kolläbi tegema. Neonreivi pealevaal. Neonreiv, guys! Ma olen müüdud. Mina ka. Meie lähme neonreivile. Raketibaas R2. Head päeva! Mu juuksur on õnneks raudteejaamast mingi paari minuti kaugusel, aga Elva on nii nunnu! Tšau! See on Rutt. Järgmine kord ma sätin ennast. Sa oled alati ilus. Siin on before clip. Näeme mitme tunni pärast. 3. Näeme 3 tunni pärast. Viimane see veel, torge. Viimane torge. 3 tundi hiljem ja siin me oleme. Väga ilus, nagu alati. Mõtlesin täpselt 3 tundi. Jah, ongi 3 tundi. Followge Elva soengut ka Instas. Üks viltu on. Igatahes update. Me tulime Ihamaarusse sööma ja soovitan, kui te Tartus olete. Siin on mega lahe sisehoov ka. Siin on mega hea pitsa, see on juba otsas, sest see oli liiga hea, aga nagu bänger. Me läheme kogu gängiga nüüd lõpuks Franki vaatama. Tšau! Terve Tartu on vist kinos täna. Jaa. Tšau! Me kohtusime Coopis ja me kumbki ei teadnud, et me kohtume Coopis. Oota, ma pean maksma ka enne. Oota. Kus Kelly on? Are you excited? Where are you, Kelly? Yes, ma olen valmis nutmiseks, mul ei ole meiki ka peal. See on smart. Ja, mul on ripsmed, nii et ma saan oma ripsmed maha nutta. Yay! Vaatame, kes siis veel täna kinos on. Mul on tunne, pool Tartut on kinos täna. Oleme jõudnud Lõunaka kontorisse. Ja siin on kurikuulus Leo. Ma panen pildi siia temast. Ma kunagi arvasin, et on kott tool, siis ma istusin peale tulla. Ta on pehme. Jaa, ta väga nunnu. Ma võtan veel paar tükki. Tere hommikust! Eile ma ei muljetanudki teile Frankist, sest meil kõigil oli vaja natuke võtta aega, et seedida seda. Ja ma ikka veel seedin seda tegelikult. See oli väga mõtlema panev film. Tavaliselt peale kino on nagu mingi kutid, kuidas oli? Aga me olime kõik nagu mingi. Nojah, lähme siis. Ma pidin kodus tükk aega muid asju vaatama, et mu üle saaks seda. See oli päris heavy ja ma kujutan täitsa ette, et väga paljud on elanud sihukest elukest ja siis nagu hitib eriti, kui endal on mingid sarnased kogemused. Väga paljud elavad siiamaani sellist asja. Jaa, aga ülihästi tehtud film. Need lapsed näitlesid nii hästi. Vot, ega me siis kauem ei jutustagi, minge vaadake ise. Kui see veel kinodes on, siis kui see vlog üles läheb. Toretat tööpäeva meile. Võib-olla Mõnnaka papa teeb ka debüüdi siin. Yeah! Yo, I'm very excited to be part of this amazing vlog. Tere hommikust! Ma olen praegu joppäega, sest ma just tulin pakiautomaadi juurest. Mulle tuli kõige lahedam pakk ja ma olin terve aeg oma vennaga ka kõnes. Ta alles ärkas. Igatahes, alati kui tuleb uus Red Bulli maitse, siis mulle saadetakse PR pack. Ja ma alati teen TikTokis unboxingu. Sellel korral tuleb see unboxing eriline, sest ma saan ühele teist ka välja loosida selle, mis on nagu väga-väga special, sest neid ei müüda poes ega kuskil. Oh my god. Kas see on tapeet? Jah, see on tapeet. See on siis see roosa Red Bulli PR pack. Ja mul on siin samas, ma näitan teile, mul on siin samas üks eelmise korra PR pack ka. See oli see lilla versioon, helelilla. Ja siin oli siis
see oli lendav taldrik aga ma ei teadnud, et mul siin üldse tavaline Red Bull sees on. Aga siin oli lilla Red Bull ka. Ja ma praegu ei unboxi seda, sest ma teen TikTokis unboxingut ja loosi. Okei, bye! Ma tegin just, appi nii kõrgel ma tegin just TikToki video ära selle loosi jaoks ja ma olen reaalselt nii elevil, et ma ei suutnud rääkidagi normaalselt. Nii et jaa, that's how you know, et Red Bulliga collab on alati siiras, autentne, ma armastan Red Bulli. Ja see on see roosa Red Bull, mis siin sees oli. Summer edition. Väike update, me tulime Ketriniga Wernerisse. Plaan oli tööd teha, aga me oleme jäppinud mingi tund aega. Lürp. Täna on öölaulupidu. Are you excited? Yeah. Wow, you're doing great. Yeah. Ma panin selle kokku. Also, mul tuli täna mul tuli 2 pakki, mis ma tellisin. Ja kuna teile meeldib unboxing, siis ma näitan mõndasid asju. Siin on üks Notino pakike. Kõik on not sponsored, ma ise ostsin need. Ma isegi tegelikult ei mäleta, mis ma ostsin. Siukse suure karbiga toodi mu 3 Wild deodorandi refilli. Mu lemmik on see coconut ja vanilla. Ma näitan teile oma ümbrist ka. Mul on selline Wildi ümbris ja siis siia käivad need deodorandi refillid. Ja siis ma ostsin proovimiseks mingi honey ja cactus flower. See lõhnab ka üli hästi. Aga need on lemmarid. Ja teine pakk on mega suur pakk. Ma imestan, et see pakki automaat ära mahtus. Jyskist. Ma tellisin Jyskist igasuguseid voodilinasid ja asju, aga ma tahan teile ühte asja kindlasti näidata. Siin on padi ka, sellepärast see pakk ongi nii suur. Sest reaalselt nagu, kui keegi tuleb minu juurde ööseks, siis mul ei ole mitte midagi neile anda. Nagu te eelmises osas nägite, siis ma laenasin Arlisa juurest lina ja Kermo tuli enda tekikotiga, sest nagu mul ei olnud. Aga nüüd mul on vähemalt padi külalistele ja igasuguseid muid asju ka. Aga kus see on? Mu lemmikasi. Ma tellisin Kermole Pepa voodipesu. I hope you like it. Vaata seda. Igatahes, kui te minu juurde ööseks tulete, siis teil on Pepa voodipesu. Öölaulupidu on mu lemmiküritus. Kermo, are you excited? Ja ma kaamerat kaasa kahjuks ei saa võtta, sest sellega ei lasta sisse. Nii et ma muljetan teile peale laulupidu. Hello! Me tulime just öölaulu pealt ja me reaalselt külmume. Nii et väiksed teehetked. Tere hommikust! Ma vist eile juba jäppisin õhtul, kui me koju jõudsime, aga öölaulupidu oli nii lahe. Siis oli mingi 7000 inimest just kohal. Ja nüüd ma lähen järgmisele tudengipäevade üritusele Red Bulli Arcade ehk siis Kaarsilla peal joostakse takistusrada läbi ja finaalid on alles kell 4. Sinna ma lähen ka filmima, aga praegu ma lähen teen Jaan Roosega natukene contenti. Okei, bye. Oi, täitsa jooksu valmis olen, et muidugi mõned takistused mul seal ees. Ma filmisin ühed klipid ära Red Bulli Arcade'il ja nüüd meil on Kermoga väike poodides käimise hetk ja ma olen mingi 4 päeva juba arbuusi tahtnud, aga mis toimub arbuusi ja üldse puuviljade, juurviljade kilohindadega, see on crazy. Nii et ma ostsin meloni hoopis, see oli veits odavam. Nüüd ma lähen koju, editin natukene videoid ja siis kella 4 ma lähen tagasi Red Bulli üritusele, siis hakkavad finaalid ja siis ma pean osalejaid filmima veel. Siin minu selja taga toimub Tartu tudengipäevade raames Red Bull Arcade üritus. Tere hommikust! On kätte jõudnud pühapäeva hommik ja lõpuks on päike väljas ja minu tänane päevakava on lihtsalt jälle töö tegemine. Ma lähen kohe kuskile kohvikusse istuma ja videoid monteerima, meilidele vastama. Ja ma arvan, et ma lõpetan selle vlogi ka siin ära, sest homme tulevad juba täiesti uued seiklused. Ma lähen Euroopa Parlamendiga Brüsselisse filmi auhindadele ja ma ilmselt alustan uut vlogi sealt.
nii et aitäh, et vaatasite. Pange kindlasti like ja subscribe ja kommenteerige alla, kui teil on mingeid erilisi videosoove. Ja näeme juba